tulemast selle aasta esimesse vlogi ja ilusat uut aastat kõigile. Täna on meil käes juba 3. jaanuar ja aastavahetus oli meil väga tore. Andre ja Villem olid siis meie juures ja siuke nagu kodune aastavahetus, aga ikkagi koos sõpradega palju toredam ja lasti seal meil isegi mingit ilutulestikku, nii et kõik siuksed asjad said tehtud, mis ikka aastavahetusel ja minu meelest oli väga mõnus õhtu ja 1. jaanuaril meil oli selline väga sportlik päev, et käisime Markoga jooksma, siis me läksime veel pärast Padelisse Andre ja Villemiga, et alustasime ikka väga õigesti seda aastat ja eile oli mul tööpäev juba ja täna siis aasta esimene nädalavahetus ja lihtsalt nii imeline, et nii palju lund on maas, nagu täiesti, ma ei uskunud, et isegi nii palju lund see talv maha tuleb, aga väga mõnus on kodus niimoodi aknast välja vaadata, et kõik on lumine ja hetkel me lähme linna, ma ei ole mitu päeva jälle käinud, vist vähemalt mul on siuke tunne, et sai ennast natuke korda teha ja lähme paari poodi ja vaatame, mis see laupäev meil toob. Ma arvan, et homme on rohkem selline natuke töisem ja natukene, kuidas ma ütlen siis, ei tule mingit head sõna praegu pähe, aga homme ma tahan ilmselt mingit koostööasju teha ja siis tahaks natuke mingeid neid aasta eesmärke üle vaadata, aga tere tulemast ja loodame, et see aasta tuleb üks tore vlogimisaasta. Tagasi ja mida me käisime linnas tegelikult ostmas ujumisriideid. Mul ei ole mitte kunagi olnud sellist päris nagu ujumistrikood ja ma ei mäleta üldsegi, millal ma viimati niimoodi ujulas käisin, nii et väga scary. Mõtlesime, et kuna meil on siin üks tore kohalik ujula, siis lähme käime täna seal, vaatame, mis värk on. Ma kujutan, et seal tegelikult on ikkagi päris palju inimesi ja ma ei oska nagu selles mõttes niimoodi ujuda mingi krooli ja mingi väga sügav vesi mulle ei meeldi, aga samas see on nagu tore tegevus ja pärast on alati mõnus olla, nii et jah, vedas sellega, et Rademaris sain selle Speedo trikoo mingi 40% odavamalt. Ja tõesti, nagu ma proovisin seda trikood ja enne seda proovisin mingid Nike trikood, et see oli ikka nagu palju mugavam. Aga viskasin siin asjad kokku ja kell on nüüd juba 3:30, ehk siis hakkab pimedaks minema, et saabki siukse pärastlõunase tegevuse teha. Ikka väga üllatunud, kui väga mulle see ujumine täna meeldis. Esiteks ma ei ole kunagi osanud nagu selles mõttes ujuda, et ma lihtsalt plähmerdasin seal vees ja ma nagu rapsin täiega ja ma ei oska nagu rahulikult võtta seda asja. Et selles suhtes ma ei ole mingi ujuja ja mul ei ole seda mitte kunagi meeldinud. Ja ilmselt ongi põhjus sellest, et ma lihtsalt ei oska. Aga Marko õpetasin mind täna natuke krooli ujuma, laenasin enda prille ja ma täna endale prille ei ostnud, aga nüüd ma mõtlesin küll, et okei, mul on enda neid prille vaja, sest ilma nendeta on ikka suht raske isegi harjutada seda krooli ja mul jäi täiega siuke tunne sisse, et tahaks ära õppida selle ujumise ja lihtsalt tehakse seda ka nagu ühe trennina, sest ma olin tõesti ikka väga läbi seal. Ja Marko nagu treenis mind seal natukene ja ise ujus neid lõike, et tema on nagu ujumises kunagi väga osav olnud. Aga jah, selles suhtes tore, et me ära käisime ja nüüd me teame, mis seis seal on, sest ma käisin viimati põhikoolis selles samas
ujulas ja ega see vist väga uuenenud ei ole sellest ajast, aga samas see ei olnud nagu nii hull, kui ma mõtlesin, et äkki see on nagu veel rohkem ajale jalgu jäänud. Aga sai ilusti kõik tehtud ja väga vähe inimesi oli, ma nagu millegipärast kartsin, et seal on täiega palju rahvast. Et väga positiivne kogemus ja mõtlesingi, et oleks nii hea mingi korra nädalas käia ujumas ja siis kõikide oma muude nende trennide kõrval ka, et see ujumine, ta on nagu trenn, aga samas kuna ma ikkagi praegu ei oska seda trennina teha, et mul läheb praegu harjutamiseks veel väga kaua aega, et alguses ongi õppimine ja ujumine ise on nagu sihuke mõnus tegevus ja pärast on ikka hea olla, aga mu on juuksed täiesti nagu märjad, sest ma millegipärast üldse ei määranud selle peale, et ma nagu üleni vette lähen ja ma ei pannud nagu veekindlat ripsmekat ega midagi, nii et see oli selline esimene katsetus ja nüüd me järgmine kord oleme kohe targemad. Aga meil siin õhtusöök juba valmib, teeme mingit ribitud kanaliha. Ehk siis see praegu podiseb siin potis. Ja siis teeme lihtsalt riisi kõrvale. Aga jah, ilmselt me lähme sauna peale seda, kui ma olen ära söönud, sest alati see saunas käimine on ka see, et ma mõtlen, et me lähme mingi korraks kiirelt käime saunas, siis tegelikult läheb mitu tundi, sest Marko läkski praegu õue lund lükkama, teeb terrassi puhtaks, et siis saame ikkagi istuda seal lume käes. Nii mõnus, nagu nii palju lund on tulnud. Ja jah, siuke tore vibes ja nii äge, et ma ei tea, aasta kolmas päev on ja ma olen mingi padelit käinud mängimas, ma olen jooksmas käinud, ma olen ujumas käinud ja väga siuke aktiivne ja mis mulle meeldib on see, et nagu padel ja ujumine on sellised asjad, mida ma muidu tavaliselt ei tee, et sellised natuke uued kogemused ja see on väga positiivne. Eile me hakkasime mängima seda vana Crash Bandicooti, ma ei tea, kellel on olnud nagu lapsepõlves PlayStation, siis ilmselt mäletavad seda mängu ja ma kunagi täiega tahtsin seda, kui meil see PlayStation 5 tuli, ma tahtsin seda uut versiooni, aga seda me ei ostnud ja nüüd oli olemas siuke nagu retro versioon, siis ongi see vana mäng ja see on nii põnev. Me lihtsalt kahekesi eile nagu kordamööda tegime neid leveleid ja see oli kuidagi nii fun, et minu jaoks kõlab nagu ideaalne õhtu käia siin veel saunas ja siis mängida Playsi ja siis vaatame, kui palju ma jõuan veel mingeid asjalikku asju arvutis teha, et meil see vannitoa projekt ikka nagu räigelt venib. Lihtsalt ei suuda ennast kokku võtta, aga homme on ka veel päev, nii et jah, kõik ei peagi korraga jõuda. Mul nägu lihtsalt full punane. Esimene lumme kastmine. Päris ekstreemne. Samas nagu mõnus, sest praegu, kui see juba see lumi ära sulab, siis on nagu mõnus olla. Ja see on ikka ulme, kuidas kui su kehal on nii palav, siis sa ei tunne üldse, et see oleks küll.
samas rütmis, kuhu ma eelmise aasta lõpuks välja jõudsin, ehk siis täiesti kaootiliselt vlogin. Aga ma samas tean, et eks mu elus tuleb ka mingi periood, kus ma saan nagu rohkem sellele vlogimisele keskenduda ja lihtsalt ma ei taha vlogida siis, kui ma tunnen, et mul ei ole nagu midagi vlogida või jah, kuidagi väga üksluised on need tööpäevad. Aga täna on käes reede. Ma isegi eelmine pühapäev ei jõudnud selle vlogimiseni, sest me reaalselt koristasime terve päev. Ja ma mõtlesin küll, et me koristame ära, siis ma käin jooksma, siis ma jõuan kõikide nende eesmärkide ja värkideni. Aga reaalselt me hakkasime mingi kell 12 vist koristama ja alles peale 6 õhtul lõpetasime. Ehk siis me tegime ikka väga korraliku kodu puhastuse, koristasime sauna või nagu pesime sauna isegi ära ja kõik sellised asjad, et jah, väga-väga pikalt võttis aega, kuigi me koristasime kahekesi ja ma ei tea lihtsalt, kuidas see võttis meil terve päev. Aga siis me läksime veel jooksma, nii et pühapäev oligi selline väga, ütleme siis produktiivne päev, aga selle teemani ma ei jõudnudki, mida ma nagu plaanisin. Aga täna on meil reede ja selle aasta esimene töönädal hakkab läbi saama. Ma tunnen, et see nädal on olnud see nagu reality hakkab tagasi tulema, et kõik on oma puhkustelt tagasi, kõik kliendid on tagasi, kõik hakkavad mingeid uusi asju planeerima. Et kõik järsku on nagu üles ärganud, mida oligi oodata, et aasta esimene töönädal. Ja nüüd siis on juba on andmine käimas ja sihuke kiirem periood, mulle tundub, on jälle mingis mõttes alanud. Et jah, mul on hea meel, et me oleme reedesse välja jõudnud ja mul on tegelikult varsti üks suur koosolek, milleks ma pean ka ette valmistama. Aga ma mõtlesin, et enne kui siin päev liiga kiirelt minema hakkab, siis ütlen teile tere hommikust. Ja küll me varsti jõuame nendest eesmärkidest ja asjadest ka rääkida, sest ma ei tea, nüüd on nagu aasta 9. päev juba, et minul on kõik mingid eesmärgid ja asjad kirja pandud. Nüüd ma ootan täiega ühte märkmikku, mida me Johandraga koos tellisime ja lihtsalt ma tunnen, et see on nagu veel see samm, millega ma saan veel paremini oma sellist, ma ei tea, igapäevaste just harjumuste nagu trackimist võib-olla paremini teha. Aga üks harjumus, mis nagu aastast aastasse on see, mida ma üritan paremini teha, on vee joomine. Ja ma tean, et see on väga-väga silly, et ma tundsin, et kui ma ostan endale uue veepudeli, siis ma nagu joon rohkem vett, aga ma viskasin eelmise selle suure topsiku ära, mis mul korteris oli, sest see oli nagu katki ja lihtsalt jah, ma ei kasutanud seda enam. Ja siis mul ei olnudki ühtegi sellist suurt pudelit, kust kodus juua ja mida nagu mugavalt kaasa võtta. Nii et ma ostsin endale selle Stanley. See ei ole see kõige uuem versioon, sest see kõige uuem on minu meelest väiksem ja sihuke kergem. Aga ma teadsin, et ma tahan seda sangaga, et oleks kõrrega ja mulle meeldib see, et ongi see, et sa saad selle kõrre ära panna ja sa saad seda vabalt liigutada, kotti pista ja autos nagu kaasas kanda igal pool. Et see on ka trennis päris mugav ja siia mahub mingi 700 milliliitrit. Ehk siis rohkem kui pool liitrit, aga samas mitte liiga palju, sest see, minu meelest see eelmine tops oli mul lihtsalt liiga suur, et ma lõpuks ei viitsinud seda mitte kuskile kaasa võtta ja nagu siis, kui mul ei ole oma vett kaasas, siis ma ka vett tavaliselt ei joo, nii et loodame, et ma suudan see aasta paremini selle harjumuse sisse saada. Aga ma praegu hakkan siis tegema oma esitlust ja näeme teiega siis, ma arvan, kui see koosolek on läbi, sest mul on sinna paar tundi aega, aga mul ilmselt läheb ka paar tundi selle esitluse jaoks ja siis jah, saab mõnusalt hakata ootama reede õhtut. Ma ei jõudnudki varem jutlustada, aga tööpäev on nüüd läbi ja ma lähen teen oma jooksutiiru ära. Mul on 30 minutit ainult. Ja nagu praegu selliste talviste ilmadega see riidesse panek on nagu kõige hullem asi minu meelest selle jooksma mineku juures. Ja see, et pime on ka, et siis kuidagi pead ennast 2 korda rohkem motiveerima. Aga
joosta mulle nagu meeldib selle külmaga tegelikult. Ja mul on siuke tore uus jooksujakka, see ei ole tegelikult konkreetselt jooksu jaoks mõeldud, aga peaks olema tuule ja veekindel. Ja noh, see on tõesti siuke investeering, mida ma olen nii pikalt edasi lükanud, et tasus osta, sest sellega on tõesti mõnus joosta ja see on siuke hea kõige pealmine kiht. Ja selle talvise jooksu juures ongi eriti oluline see, et sul on nagu erinevad kihid. Mul on siin üks siuke liipupluus ja siis on nagu üks puu, ma ei tea, kas see on puuviljane, aga noh, siis selline keskmine kiht ja siis peal on see tuulekas. Ja siis mul on siuke peapael. See ei ole küll eriti soe, ta ei ole kindlasti mõeldud nagu talveks otseselt, aga mulle ei meeldi, kui mul on väga nagu liiga kinni siit ülevalt ja mul isiklikult ei ole sellega külm olnud. Nii et sellest täiesti piisab. Ja praegu on selles suhtes ülihea aeg. Kui tahad mingit jooksuasju osta, siis Sportlandis ja noh, üldse igal pool on need mega soodukad, et ma kõik need asjad sain nagu soodukatega ja ma ei taha teada palju oleks see hinnavahe olnud täishinnaga. Ja ma sain uued kindad, sest eelmised mul olid ka mingid Nike jooksukindad, aga nad olid hästi väiksed ja nagu õhukesed, et nendega on ikkagi veits parem. Ja siis pükstena on mul lihtsalt mingid retuusid ja siis kile või noh, siuksed tavalised kiledressid, mida te ei näe ja sokid. Mul on üldse nagu kuidagi praegu jalalihased nii valusad, sest me tegime see nädal mingit teistsuguse arvutsi veits jõusaalis ja kuidagi jalgadel on nagu täitsa huvitav, et mis toimus. Aga lähme teeme selle jooksu ära, sest üks asi, mida ma kindlasti jätkan nagu sellel aastal, mis on ka üks eesmärk, on see, et ma oleksin konsistent oma jooksmisega ja saaksin paremaks selles, sest tegelikult kui ma hakkasin eelmine suvi nagu tihedamini või regulaarsemalt jooksma, siis ikkagi see protsess on olnud ja noh, jooksmine on minu meelest täiega selline ala, et selleks sa pead olema järjepidev ja see tulebki nagu aastatega, et minu nagu kõige suurem ma ei saa öelda probleem, aga mis mulle ei meeldi on see, et ma olen nii aeglane ja see on ka asi, mis tuleb ajaga. Et üritan siin ennast kuidagi kokku pakkida. Sellel tuulekul on nagu mega suured tasvud ka, et kui lähed mingi matkama või midagi, siis see on ka ülihea asi. Aga ma võtan oma kõrvaklapid, kuulan podcasti, ma arvan, et see pool tundi läheb väga kiiresti, siis tuleme koju ja hakkame reedet nautima, kuigi ma naudin seda juba jooksmisega. Mõnus jooks oli, ma jooksin täna natuke kiiremini, mis muidugi minu jaoks endiselt tähendab seda, et pulss oli natuke rohkem üleval, aga ma ikkagi nautisin väga ja see 30 minutit läks nii kiiresti. Nüüd on pesus käidud, kõik meik on maha võetud ja ma hakkan süüa tegema, teen täna lihtsalt mingit kanakarrit, nii et teeme süüa.
laupäev, meil oli väga rahulik hommik, nagu ikka üritame laupäeviti teha. Ja nüüd me lähme ujuma. 5 nädalat järjest tundub, tuleb väga sarnane laupäev, aga täna me ilmselt linna ei lähe. Lähme vaatame, kuidas läheb teine kord ujumas. Ma olen jälle läbi nagu Läti raha. Kõrv on täiesti vett täis, nii et ma ikka ei kuule mitte midagi. Kuna ma ei ole kunagi nagu ujuda selles suhtes osanud, et ma ei tea neid tehnikaid ja asju, siis ma lihtsalt rapsin väga palju seal bussiinis. Ja selle peale nagu läheb nii palju võhma, et ma kogu aeg hingeldan. Ma olen lihtsalt, ma ei tea, mul on siuke tunne, et mu süda lihtsalt hüppab välja. Et nii raske on. Aga noh. Teine kord täna, ja see tulebki, ma arvan, ka ajaga. Ja nüüd on ikkagi tore olla. Juuksed on täiesti läbi märjad. Ei, tegelikult selle ujumisega ongi nagu see, et ma tahaks osata seda, aga jah, selleks läheb aega ja Marko õpetab oma teadmisi mulle, kuna ta on ise ujunud. Kas see on, võib öelda professionaalsel tasemel või? Kunagi Marko paneb mingi selle aega, kui ma mingi ühte seda otsa lihtsalt mingit lähmerdan. Aga see on tore, et mul on keegi, kes oskab õpetada ja eks vaatame, kuhu ma välja jõuan. Aga vaadake seda toredat pakki, mis mulle tuli. Ja väga sobilik, et ma mingi peale trenni läksin järgi sellele, sest siin on Fazer ja Smoothie Skinny pakk. Kui lahe! Armas Liis, soovime sulle Fazeriga head uut maitset. Siin on siis Tutti Frutti Smoothie Drops. Sellised kommid. Oh my god, siin on nii palju Smoothie Skin asju. See on väga lahe. Ja muideks nende sotsiaalmeedias on käimas ka loosimängud, kus saab lausa 6 samasugust kingipakki võita ja vaadake seda nagu nii äge, nii et minge vaadake nende sotsiaalmeediat, Fazer Eesti. Ja mina tahan kohe proovida, sest neid smoothie asju ma ei ole kindlasti proovinud, need on uued. Ja oh my god, mis skincari varu. Kui palju asju siin on. Nii äge. Siin on mingi toner mist. Lihtsalt üks tavaline toner. Siuke jelly cream. Seerum. Ja teine seerum. Aga üliäge, nii ilus pakk nagu. Aitäh Fazerile ja Smoothie Skinnile. Võt see punane mehike. Aga mina hakkan nüüd tegema Reika jogurtiga selliseid valgurohkeid pannkooke lõunaks ja siis natuke chillime ja laupäev on ikkagi meil saunapäev. Et väga mõnus laupäev. Tere, ilusat pühapäeva. Tegelikult kell on juba 12:30 päeval. Me käisime esimese asjana trennis hommikul ja otsustasin, siis mul oli tegelikult kindel plaan minna õue jooksma tund aega, aga ma lihtsalt hindasin need ilmastikku oluliselt hommikul, et see oleks väga hästi vist välja tulnud, sest tõesti nagu isegi teed on täiesti täis tuisanud. Et jah, päris vastik oleks olnud sellise tuisuga joosta, ma arvan. Nii et ma otsustasin joosta jooksulindil. Ja noh, ütleme nii, et see jooksulindil jooksmine minu meelest on ikka, ma ei tea, tunduvalt raskem kui õues joosta, vähemalt seda samat tempot hoida seal jooksulindil, kui ma tavaliselt õues jooksen, on kuidagi väga raske ja mu pulss on veel rohkem laes kui õues joostes. Ja noh, ma ei tea, eks seal on nagu vähem õhku ja palav oli ka, kuigi ma olin täiesti lühikeste riietega. Aga jah, ma sain ikkagi joostud ja tehtud ja hea on olla. Marko tegi ka oma trenni ära ja läks nüüd
lund lükkama, sellepärast et me tulime koju ja kui me kodust ära läksime, siis terve tee nagu isegi ukse juurde oli täiesti nagu ülipaksu lumekihi all. Ja kõik see majade esine nagu lund täis ja siis kõik naabrid olid siin juba ilusti lund lükkama hakanud, nii et kõik oli juba peaaegu puhas, aga ikkagi need kõik mingi kollektiivselt lükkavad õues lund ja Marko läks ka appi ja mina mõtlesin, et ma teen endale kiire võileiva või võtan mingi ampsu, sellepärast et mul on ikkagi kõht uuesti tühi peale sellist suurt pingutust ja muideks hommikul me tegime jälle neid Kreeka jogurti pannkooke ja tundub, et sellest saab üks mu lemmikretsept just see, et me nagu eile käisime Lidlis, kus me ostsime suht palju mingeid proteiini asju ja üks asi, mis me siis ostsime ka on selline, ma ei tea, miks selle nimi on nagu protein snack, sest see on tegelikult lihtsalt nagu kohupiimakreem, aga siukses tuubis. Aga meil oli siis ka vanilli oma ja seda panna sinna niigi valgurohkete pannkookide peale. Siuke väga hea hommikusöök edaspidiseks ka. Mõtlesin, et ma näitan teile siis, kuidas mina sellel aastal oma nii-öelda eesmärke visualiseerisin. Panen natuke allapoole. Ehk siis ma tegin endale seekord üldse sellise Notioni lehe. Ma kunagi sain selle Notioni layouti Maria Rannaväe mingist, ma ei mäleta, kus kohast seda jagas, aga ma võtsin selle sealt ja olen siis seda nagu ise enda jaoks modifitseerinud ja siia ma tegin eraldi eesmärgid 2026. Mulle siin ma ütleks nagu mingi 3 või 4 põhilist fookust. Tegelikult ma isegi ei tea, äkki on rohkem. Aga üks asi, mida ma nagu täiega tahaks see aasta muuta või nagu millele keskenduda rohkem. Ma arvan, ma panen kõik selle ühe suurema nagu mõtte alla ja see on võib-olla siis nagu self-care või siuke enda eest hoolitsemine ja nagu enda enesekindluse kasvatamine ja nagu ma tean väga hästi, et mis asjad nagu eelmine aastal läkkisid, mida ma tahaks nagu paremini teha ja mis tegelikult aitaks mul igapäevaselt ennast enesekindlamalt tunda ja üks asi on kindlasti nagu riietus, sest eelmine aasta reaalselt ma tundsin, et ma käisin nagu nii suvaliselt riides ja see on nagu nii halb tunne, sellepärast et ma kunagi olin täiega, ma tundsin, et nagu see moevärk on nagu minu värk, aga nüüd kuidagi viimastel aastatel ma ei ole üldse seda võib-olla kuidagi prioritiseerinud ja tunnen, et ma ei oska nagu ennast riidesse panna ägedalt ja see on kindlasti üks asi, millega tahaks nagu töötada ja ongi see, et mul on nagu riided kapis, aga ma ei oska neid kombineerida ja üks päev ma kindlasti võtan ette selle, et ma võtangi kõik oma riided ja hakkan neid stylima ja teen kohe mingid outfitid valmis. Üks asi, mida ma tahan nagu parandada lihtsalt iseenda jaoks ja see olegi selle jaoks, et keegi teine nagu midagi arvaks või kellegi teise jaoks paremini riides käia, vaid see on lihtsalt minu enda isiklik selline asi, mis ma tunnen, et mulle nii meeldivad riided ja üldse mood ja kõik see, aga ma olen nagu liiga mugavaks läinud lihtsalt. Et ma ei mõtle, mida ma selga panen. Aga üks asi, mida ma olen nagu maininud ka, mis selle koha pealt väga aitab, on näiteks Stylebook äpp. Ja ma panen see ekraanile, milline see enam-vähem välja näeb, sest see on üks asi, mis nagu ka täiega aitab ja seda soovitas mulle mu õde. See on niimoodi, et sa pead ühe korra maksma mingi tasu, aga see ei olnud suur summa ja see on nagu ühekordne makse. Aga siin on siis su nagu garderoob, sa saad siia kõik oma riided panna ja ära kategoriseerida ja kõige parem selles, et see on mingi e-poest tellitud riided, et sa saad ikkagi paremad pildid, et muidu kui sa ise teed need pilte, siis käivad mingid varjud ja kortsud ja siis siin on eraldi lookid ja mul on siin eelmisest aastast mingite reiside lookid,
aga näiteks igapäevased outfit'id ja siis sa saadki ise kokku panna ja seda kerida ja siis siin on nagu inspiratsioon, kus sa saad lihtsalt panna mingeid, ma ei tea, Pinteresti inspo pilte näiteks ja siin saab tegelikult ka track ida seda, et sa saad panna riietele nagu hinnad ja sa saad nende cost of wear'i välja arvutada ja kõik seda, aga noh, selleni ma pole jõudnud, aga see on kindlasti üks asi, mida ma hakkan rohkem kasutama sellel aastal. Ja siis selle self-care'iga seotud üldse selline igapäevane nagu enda eest hoolitsemine, nagu skincare'i tegemine ja ma ei tea, kulmude värvimine ja nagu juuste mingi stylimine, sest muidu ma väga ei tee nendega midagi, aga isegi see, kui sa kuivatad neid nagu rullharjaga versus see, et sa lihtsalt lased neil koledasti ära kuivada, juba muudab nagu seda üldpilti, et sellised väiksed asjad ja sihuke igapäevane töötamine selleks, et ma ise tunneksin ennast paremini. Ja siis üks suur asi on kindlasti sport ja trenn, millega ma jätkan ja üks järgmine eesmärk ongi siis esimene poolmaraton kevadel, see on Riias ja see on mais, nii et sinna on veel tükk maad aega. Aga vaikselt Mari-Liisiga hakkame mingit kava kokku panema, praegu ma ikkagi käin 2 korda nädalas temaga jõusaalis, teeme hüppetrenni ja siis jõutrenni, 3 korda nädalas on siis jooksupäev ja praegu ma olen ujumas käinud, on kindlasti asi, millega ma jätkan ja tahakski lihtsalt saada kiiremaks ja et nagu füüsiliselt näha mingeid muutusi, ma ei tea, rohkem toonust või midagi sellist, et siuksed asjad ja tahakski selle ujumisega ka rohkem sina peale saada, sest praegu see on minu jaoks täiesti uus ja väga raske asi. Et see on nagu üks kindel eesmärk sellel aastal. Ja siis kindlasti üks asi on kodu ja kõik see koduga seondub, sest meil on nii palju projekte ja ma nagu selles mõttes hirmuga mõtlen kevade peale, et siis tuleb hakata seal nagu aias tegelema ja me juba eile arvatsime välja, kui palju meil läheb raha selle peale, et need hekid istutada, see on väga crazy, aga samas nagu väga põnev ka, et järjest siis vaatame ja järgmine asi on kindlasti vannituba, ma ei tea, kas ma olen rääkinud sellest, sest ma vahepeal vlogisin mingeid asju, mida ma kokku ei pannud. Nii et järgmine projekt on vannituba, kus me oleme juba pakkumisi võtnud, aga ei ole nagu mingit konkreetset asja kokku leppinud ja meil ei ole praegu teada, millal see kõik tuleb. Aga vaikselt tegeleme sellega ja siis saab mingi järgmise suure asja võtta. Aga jah, eks siin on nagu nii palju teha, et see on kindlasti selle järgmise aasta suur fookus, kõik need koduasjad. Ja siis on nagu üldse mitte sellega kokku käiv asi on raha seivimine, et ilmselgelt kodu ja need kõik asjad on nii kallid, et kogu aeg läheb raha siin. Aga ma ikkagi tahaks nagu sellel aastal paremat mingit süsteemi, kuidas ma raha kogun või mingit, ma ei teagi, mingit eesmärki lihtsalt, et ma kogun mingi kindla summa, mis mul oli eelmine aasta ka, aga see kuidagi, nagu ma kogusin selle ära, siis ma käisin USA reisil ja siis kuidagi ma enam ei mõelnud üldse selle peale. Et tahaks nagu rohkem investeerida ja võib-olla nagu rahatark olla rohkem ja mitte kulutada nagu niisama, et kõik, kui ma mingeid riideid kostan, siis see on väga läbi mõeldud. Ja et ei ole see, et kuskil on allahindlus, ma lähen nüüd shoppama, et tahaks nagu rahatarkust sellel aastal rohkem kasvatada ja mul on kuskil LHV-s isegi mingi kasvukonto, kus mul on üks mingi aktsia või ma ei mäleta, üks mingi asi mul seal tiksub ja nagu ma sealt pealt juba näen, et tegelikult see raha, mis seal nii-öelda seisab ja kogub seda väärtust on nagu see on nii lihtne asi, mida teha, aga sa peadki võtma aja, et süveneda ja see võib olla nagu väga suur teene iseendale tulevikuks. Et see on üks asi, millega tahaks kindlasti rohkem tegeleda. Ja sellised, ma arvan, ongi sellised suuremad nagu eesmärgid, et kindlasti tahaks mingeid uusi asju proovida, võib-olla tahaks kuskile reisile minna, tahaks mingi, ma ei tea,
jah, oma lähedastega mingeid toredaid asju teha, et kõik selline on niikuinii, mida sa igalt aastalt võib-olla ootad, aga ma ütleks, et sellised fookuspondid on mul sellel aastal nagu enda eest paremini hoolitsemine ja trenniga seotud eesmärgid, siis raha ja nagu kodu. Ja noh, sealjuures ma ei saa ära unustada nagu puhkamist ka, sest tegelikult ma ütleks, et see on nagu ka eelmine aasta läbiv asi oli see, et ma olen kogu aeg väsinud ja nagu üle töötanud ja kõik see, et kuidagi seda puhkeaega peaks ka nagu natuke rohkem prioritiseerima, aga jah, see on ka nagu mingis mõttes kättevõtmise asi ja harjutamise asi, et varem magama minna ja nii edasi, aga jah, ma olen mingi 10 minutit, 12 minutit rääkinud, nii et ma arvan, need on lühidalt minu selle aasta eesmärgid ja ma ei tea, oleks väga huvitav teada, kas te panete endale eesmärke või ei pane, sest nagu paljude jaoks eesmärkide seadmine võib-olla nagu tundub selline hästi juba nagu tabu asi või nagu seda võetakse millegipärast natuke negatiivselt, mul on niisugune tunne, aga mind aitab see nagu reaalselt visualiseerida, milline ma tahan, et see aasta oleks ja mul on nii tihti olnud seda, et ma aasta alguses otsustan ära, et see aasta ma ostan kodu näiteks, ma ei tea, kuidas see juhtub, aga aasta lõpuks mul on uus kodu ja noh, kõik siuksed asjad, et ma nagu, see aitab mul nii-öelda manifesteerida paremini asju oma ellu, mida ma tahaks, et jah, kõik nagu eelmine aasta ka panin ju üks asi, mis ma ju aasta alguses mõtlesin, et tahaks mingile jooksuvõistlusele minna või tahaks nagu jooksmisega rohkem tegeleda, et mul pole tõrna aimugi, et minu ellu jõuab Mari-Liis, kes siis on tõesti mind väga palju aidanud selle jooksuteekonnaga ja et ma esiteks kevadel käisin Viisli. Esiteks kevadel ma käisin kõigepealt seal mai jooksul ja siis sügisel oli see Tallinna poolmaraton, et tõesti, ma ei oleks osanud aasta alguses nähagi, kuidas see kõik juhtub, aga see, et ma panin nagu mingi eesmärgi ja nagu hakkasin natukene unistama sellest, see, ma arvan, lihtsalt tõi selle teema minuni. Mulle väga meeldib see nii-öelda eesmärkide seadmine ja visualiseerimine. Ma tegin omale uue vision board'i tegin ka, mis mul siis alati on telefoni taustapilt ja arvuti taustapilt ja vahepeal on lihtsalt tore vaadata neid asju ja natukene oma fookust jälle sättida. Aga mul reaalselt purk juba valutab sellest jäppimisest. Ma arvan, et keegi ei viitsinud isegi kuulata seda, aga kes viitsis, siis aitäh teile. Ja ma siin olen seda vlogi vaikselt kokku pannud, natuke koristasin ja mulle tundub, et on aeg selle vlogi otsad kokku tõmmata, et ma saaks selle täna veel üles panna, sest ma ei tea, kuidas see on 11. jaanuar ja see on aasta esimene vlog, aga noh, it is what it is. Loodan, et kõigil on ikkagi olnud väga tore aasta algus ja tuleb tore aasta ja ma loodan, et kõik, kes soovivad, siis saavad nautida seda toredat talvist ilma, mis praegu on. Ja noh, mina isiklikult loodan, et ikkagi pigem las see ilus lumine talv kestab veebruarikuuga ära ja siis saame rahulikult kevadet oodata. Aga ma ei tea, mul ei tule praegu mitte midagi meelde, mis ma veel jutustada tahtsin ja loodan, et oli tore vaatamine. Ma olen väga tänulik, et te mu vlogi vaatate ja vaatame, mida põnevat tuleb järgmises vlogis. Ma loodan ja usun, et varsti saan juba pikemalt järgmisi koduteemasid ka teiega jagada. Nii et seniks mõnusat uut algavat nädalat ja näeme varsti. Tšau!